tekstdokument, kui on juba tekstdokument valmis CS-iga, siis kirjuta sinna ära ka kohe struktuur, using system, class. arvutamine.cs. mitte C, aga CS. CS. ja notepad'iga lahti ja kohe kirjuta see struktuur valmis, et using system, klass arvutamine, loogiline, sulud, loogiline. Siit hakkab loogiline, jah. Struktuur on selline ilus, järgatud. No kui see on valmis kirjutatud, siis võid kommentaari panna juba meeldetuletuseks omale numbritüübid, mida tüübid. Oli int, oli double ja oli float. Mitte in, aga int. Neid on veel paar tükki, aga peaasi, kui sa neid tunned, siis on asi korras. Siis int on täisarv, float on suur arv ja double on veel suurem arv komaga. Int on ainukene, mis on täisarv. Sellel ei ole mitte kunagi koma. Float on suur komaga arv. Double on veel suurem komaga arv. No, tagumrida ka, kirjutab ära. Paneme kõigepealt, anname lihtsalt mingid numbrid mingitele väärtustele. Mingid muutujatele mingid numbrid. Lihtsalt katsetuse käiguks. Näiteks arv 1, meil on int tüübiga. Arv 1. Ja kuna ta on alati täisarv, siis anna talle mingi täisarv muuta. Ja kui sa mingi tegevuse teed, kas omistad mingit väärtust, kirjutad midagi, see rida lõpeb semikooloniga. Seda arvu ei ühe vahel ei tule seda. Ei mõtle, et siia ja siia. Ei, on see arv. Ei, ma võin lihtsalt see 1. Mul on muutuja nimi. Muutuja nime sees võin numbrit kasutada. Aga esimesena ei tohi number olla. Neid numbreid muutujaid tuleb mul veel. Järgmine. Teeme double. Arv 2. Nüüd seda pead sa meeleks pidama. Kui sa küsid konsooli aknas või kuskil sisestud kastis numbrid, siis sa võid kirjutada nii nagu eesti keeles kirjutatakse komaga numbrid. Kui sa nüüd programmi sisse numbrid kirjutad, et nagu siin me anname talle kohe väärtuse, siis koma siin kasutada ei tohi. Peab kasutama punkti. Koma, aga punkt. Just, et siin võetakse programmi sees, võetakse punktiga arvu, komaga arvu. Kuna pool maailma kasutab koma asemel punkti ja punkti asemel koma. Ma vist leidsin kuskilt mingisuguse ei mul
No siin on hea pilt, et kus ta oli, pilt, see on üks hea pilt, et kus kasutatakse maailmas komakuspunkti. Kõik, kus roheline on koma, kus on sinine on punkt. Ja kuna programmeerimine on enamjaolt Ameerika ja ingliskeelse inimeste toode, siis ongi programmeerimises on punkt komasem. Nii et kui sa kirjutab programmi sisse komaga arvu, siis on selleks punkt. Ja teeme ühe floatiga. Float arv 3. See võib olla ka mingisugune number. Sa võid panna. Ilus. Nüüd on see, et nende arvutamine on nii nagu matemaatikaski. Ma kirjutan siia kommentaari juurde, tehted. Panen siia juurde, mis tehted nagu saab kasutada. Nii nagu tavaliselt. Pluss, miinus, korrutus, jagamine. Nüüd juurde tulevad veel pluss, pluss, miinus, miinus ja protsent. Nüüd pluss, miinus, korrutus, jagamine, need sa pead teadma, need on lihtsalt matemaatika tehted. Nüüd kui on 2 plussi juures, 2 plussi, siis arvuti võetakse automaatselt, liidetakse 1 juurde. Miinus miinusega lahutatakse 1. Teeme alla ühe console write'iga ühe näite. Näiteks selle arvu ühele. Arv 1 pluss pluss ja lõpetame kohe semikooloniga ära. Ja kirjutame selle arvu ühe väärtuse konsooli aknasse. Konsool. Right line. Ja arv 1. Nüüd salvesta ära, kompileeri kokku. Kui me nüüd siin kirjutasime 32, andsin tal väärtuse, siis siin antakse talle 1 juurde ja me kirjutame selle ekraanile. Vaata, kas ta sinu antud numbrile liidab 1 juurde. Salvestad, lähed konsooli, sa oled juba Z-kaustas, 10 saad, oma kaustas, CSC, arvutamine, vaatad enterit, mis nüüd? Okei. Siin ta ütleb ilusti ära, kus viga tekkis. Just, et kui sa tahad float'i kasutada, float tüübina, siis kuna ta on suur arv, siis sa pead talle juurde panema sellise sufiksi järelliite nagu F. See oligi float. Siia. F. Siis sellega ütleb, meil on ta suur arv ja me kasutame seda nagu suur arvuna. Tabel seda muutust vaja teha ei ole. Tabel saab ilusti aru, et ta on suur arv, aga float on suurem natuke arv ja talle peab ütlema, et ta on float. Nii et ongi, tavaliselt me kasutame ainult 2 numbritüüpi, inti ja tabelit ja teisi meil tavaliselt vaja ei lähe. Float on erijuhtum. Nüüd, kui sa selle arvutamise tööle paned, siis ta peaks printima sulle välja selle, mul 33 ja kuna alguses oli ta 32, siis ta lähebki 1 võrra suuremaks ja ta saab siin 33. Just vaata, lase sa kokku CSC-ga, vaata, pane X tööle, kas ta paneb sul 1 juurde või paneb.
no kellel töötab. Nüüd on, kirjutan juurde mõned kommentaarid, kuna pluss liitis ühe juurde. Ma kirjutan siia juurde ka, et ma olen kommentaari. Pluss liidab ühe juurde. Miinus lahutab ühe. Need on, panen punkti, et sama asi, kui sa kirjutad arv 1 võrdub arv 1 pluss 1. See on täpselt sama asi, aga lihtsalt lühemalt kirjutab. Arv pluss on sama asi, mis on see. Lihtsalt kuna ruumi juba kokku hoida, keegi viitsi nii pikalt kirjutada, tehti lühem versioon, lihtsalt pluss. Ja samamoodi lahutades lihtsalt arv 1 võrdub arv 1 miinus 1. Las need kaks jäävad siia. Nüüd järgmine on see, et no pluss korrutada ja liita lahutada või oskab. Nüüd on, kui sa tahad kiirelt teha mingit astet. Teab keegi, kus aste võiks teha kiirelt. Mis tähendab aste? Arvuaste. 3. aste, 4. aste. Kuidas sa saad selle kätte kõige lihtsamini, kõige kiiremini, ilma et sa mitte keerulist programmi peaks tundma? Paneme lihtne astendamine. Astendamine. See praegust õpib 7. klass astendamist vist või 6. klass. Mis tähendab aste? Astendame näiteks seda arv 1, tõstame ruutu. Arv 1 võrdub. Millega ta võrdub, kui ta ruudus on? Noh. Muidugi, kõige lihtsam, kõige kiirem, kõige lollikindlam lahendus. Sa ei pea mõtlema, mis toimub. No kirjutame ekraanile ka selle. Console. Right line. Panen nüüd teksti juurde. Root on arv 1. Jah, kuna nüüd programmi täidetakse ülevalt alla, iga rida tuleb, loetakse, täidetakse. Siis siin ma andsin talle ette väärtuse 32. Siin me suurendame seda arvu ühe võrra ja alles siin tõstame ta astmesse. Nii et ilusti võtab siit 33 ja paneb selle 33 alles astmesse. Nii et 32 ta ruutu ei võta. Kirjutan 2 rida juurde, salvesta, kompileeri, vaata, kas ta teeb sulle sama asja. Et võtab selle 33 ruutu. Peaks olema 1089.
mida? Warningud alati, sest me ei ole neid arv 1, arv 2, arv 3 kasutanud. Ei jõua nii kaugele, kui neid hakkame kasutama. Ei, warningud lihtsalt annab teada, mitte midagi tegema ei pea. Kui sa selle arvutamise .exe tööle paned, siis tuleb alles arv. Nüüd, no tuli ruut kõigile. Tagume rida tüdrukud ka. Ruut on 1089. Nüüd ruutjuurt on võimalik, ütleme, et kõige lihtsamini ongi võtta ette programmeerimise selline käsklus. Paneme ruuti juures ja kohe järgi. Et arv 1, selle me võtame aknasse. Nüüd arvutamise tehteid võib teha ka siin console write line'i sees, või see console write'i sees. Ja alati ei pea tegema uusi muutujaid. Nii et siin teeme nüüd uue tehte, et see on, et võtame sellest arvu 1 ruutjuure. Ruutjuurt saad võtta niimoodi math.sqrt. Square root ja nüüd 4. Meil on arvu 1 võtta. Ja kirjutan teksti. Root on see, koma ja ruutjuur on. Ja nüüd võtan järjekorras teise, mille indeks on 1. Need tuleb välja. No, võtan tagasi. Nüüd lõppaks oleme jälle sama, et ütleb ruutuks on 89 ja ruutjuur on 33. Kas hakkas siiamaani tööle? Nüüd on see, et teeme ühes indiga edasi arvu 1. Hetkel oli see, et me andsime talle kindla väärtuse, 32, see on täiesti üleval olemas. Aga nüüd, et kui arvuti küsib su käest mingit numbrit, et kuidas siis sellest saada täisarv. Pärast seda rida lihtsalt küsime, et pane kirjuta üks täisarv. Console, write line'iga. No, paneme write'iga. Siis on nagu ilusam, et ühe rea peal.
kirjuta täisarv. 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 Nüüd seda, mida me kirjutasime, anname selle väärtuse nüüd samale arvühele. Kuna meil on arv 1 juba ära öeldud, ta on meil täisarv, int, siis muutuja nimi võrdub. Aga nüüd on see koht, et kuna kõik, mis sa konsooli aknasse kirjutad, võetakse tekstina, nagu stringina ja meil on vaja teha see täisarvuks, siis me ütleme, et kõik, mis sa aknast loed, muuda täisarvuks. Inglise keeles on see asi convert. Punkt. Nüüd täisarv on sellised to, int ja 32. Need on kokku kirjutatud ja lahku. Kuna ta on väiksem arv, aga ta on int tüüpi ja ma ütlen converdi int tüüpi arvuks ja kõik see, mis me loeme, toob sulud ja console readline. Nii nagu readline. Ja tegevus lõpeb semikoloniga. Nüüd selle ta loeb ekraanilt, meie kirjutajate arvu loeb ekraanilt ära ja muudab selle nüüd täisarvuks ja annab muud väärtuseks arvu ühele väärtuseks. Nüüd, et teeme selle sama rea, kus me võtsime ruutu ja tegime ruutjuure, see rida kopeerib ja kleebi pärast seda muutujat, copy, lähme siia, kleebin, no ei peaks uuesti kirjutama. Vaata, kas ta teeb nüüd sinu numbrist, võtab ruutu ja võtab uuesti ruut juurde sellest. Salvestad, kompileerid, CSC, paned exe tööle, küsib täisarvu, 87, võtan enterit ja teeb ilusti mulle mingi kama. Räägi. Kas sa vahepeal salvestasid ka või? Kindel? Ja kirjutasid õigesti, nii maha, nagu mul on ekraani peal. Ma ei usu. Mitte ei usu. Ma ei tea. Kas ta teest see ka teile teeb? Ja liigub see teemad läbi. Seest tuleb alati teha mingi muutus.